Jätkame siis tänast sünnipäevaseminari. Meie kolmas tänane esineja Mart Lubi on valmis selleks, et tulla ja rääkida meile midagi, mida me tegelikult kõik teame, aga aeg-ajalt ikkagi unustame. Mart, palun lavale. Tere. On hea võtta istet. Me kõik teame seda laulu ja me kõik teame tõenäoliselt, kes on Juri Gagarin. Ütle mulle, kui sa piloodiks või, ma ei tea, kas on õige öelda, lenduriks õppima hakkasid, et kas Juri Gagarin oli sinu eeskuju? Ei, vist ikka Juri Gagarin ei olnud. Kes su eeskuju oli? Ma ei saagi öelda, et mul oleks olnud sellist piloodist eeskuju, aga kindlasti isa oli selline eeskuju ja isa oli ka see, kes väga palju suunas selle lennunduse ja lenduri ameti peale. Okay. Öeldakse, et lennuk on üks kõige ohutum transpordiliik. Üldse nagu kõikidest transpordiliikidest. Ometigi inimestel on nagu hirmus paanika ja suur lennuhirm, kaasa arvatud mina ise. Muuseas, sa oled ainukene inimene, kes on suutnud mul lennuhirmu mõneks ajaks ära võtta, nii kui ma sinuga juttu olen ajanud. Ausalt öelda, praegu on ta jälle tagasi, nii et ma arvan, et me peame täna õhtul viinaklaasi kõrvale väikse jutuajamise tegema jälle. Aga mis sa arvad, miks inimesed kardavad lendamist? No esiteks lennundus on ikkagi suhteliselt noor. Teiseks on ta ilmselt ka pisut ikkagi selline mõistetamatu inimeste jaoks, et kuidas see lennuk ikkagi õhus püsib ja kõigil on see tunne, et ta võiks ju ka ikkagi kohe alla kukkuda. Et mis see nagu ikkagi on, et mis ta seal hoiab. Lisaks on muidugi ka veel see, et kui maa peal inimestel on tunne, et ma ju oskan ise autot juhtida, ma saaks midagi üle võtta, kui ma bussiga sõidan näiteks. Või kui ma laevaga liigun, siis ma justkui oskan ujuda või mingid variandid on ikkagi olemas, aga õhus ma ju ise lennata ei oska. Et kuidagi võib-olla midagi sellist. Aga tegelikult lennuk on ju ohutu? Lennuk on väga ohutu. Üks transpordiliik pidi olema veel ohutum. Ja mis see on? Kes oskab öelda? Kosmos. Tegelikult see on pisut trikiga küsimus, aga väidetavalt on lift veel ohutum. Okei. Kas sa tead sellist suusalendurit nagu soomlane Matti Nykänen? Ikka tean. Ta võitis oma esimese MM-kulla 82. aastal Holmenkollenis ja juhtus selline vahejuhtum, et Üle TV küsis tema käest intervjuud otse-eetris. Ja reporter küsis, et millest ta mõtleb, kui ta hüppetornis on. Ja Mati vastas legendaarse lause ja üsna avameelselt. Aina pillu mielessä. Ma ei hakka seda tõlkima. Kes soome keelest aru saab, see saab. Mis sa seal üleval mõtled? Ma arvan, et sa ikkagi mõtled suhteliselt samu mõtted, mida sa kogu aeg mõtled. Ma mõtlesin samu mõtteid, mida Mati Nykänen. Okei. Mart, me ootame põnevusega su esitlust, nii et palun. Tänud. Ma arvan, see oli üks 7 aastat tagasi. Ma läksin oma perega reisile Koasse. Ja nagu lendamisega ikka on ja selle käib kaasas, et annad oma kohvri ära, siis alati pagasilindi juurest enam kätte ei saa. Meiega juhtus samamoodi. Ja jõudsime Koasse, saime mingid esmaasjad ostetud, kõik hästi. Nädala pärast tuli teade, et üks kohver jõudis kohale. Aga lennuväli ise on kuskil tund aega taksoga sõitu. Võtsin takso. Kes on Indias käinud, siis taksod ei ole seal päris sellised taksod, nagu meil siin on, vaid need on ikkagi sellised pisikene buss, mitte kõige paremas korras, mitte kõige uuem ja nii edasi. Sõidame 8 taksojuhiga, taksojuht hästi selline avatud, tore mees, minust 5 aastat vanem, räägib, ma olen hästi õnnelik inimene. Ma olen eluaeg tahtnud saada taksojuhiks, ja nüüd ma juba 2 aastat olen. Sa saad aru, kui hea töö see on? No ilmselt ikka üritan saada, et ilmselt on tõesti hea töö. Ja ise mõtlen siis sellise võib-olla pisut rikutud Euroopa mõtlemisega,
no jumal, no mis te hea töö see siin siis nüüd siis nagu on, eks. Sõidame edasi, mees räägib ikka, kui hästi kõik on ja kui tore on ja lisaks sellele, et on taksojuht, mida on ta tahtnud kogu aeg olla ja selleks tahtnud kogu aeg saada, on tal veel lisaks oma väike maalapp ka olemas, kus tal 2 palmi kasvab, 2 kookospalmi. Et süüa on ka. Kõik on olemas. Kõik on jube hästi. Ja ma olen ikkagi nii-öelda, et ma olen kõige õnnelikum inimene. Lisaks ma leidsin endale ka pruudi. Kui me nüüd raha kogume, siis mingi aja pärast me saame ilmselt ka abielluda. Ja sa ikka mõtled selle kõrvale, mõtled, et no jah, okei, kas see nüüd siis nagu ongi siis see, et mis see nüüd siis nagu on. Ja mõtled ikka oma mõtled, et nagu loomulikult me teadsin, et me jõuame üks hetk sinna välja, kui tema oma jutu lõpetab, siis ta hakkab küsima, et aga mis sa teed? Ma ikka, ja no ikkagi tunned pisut nagu piinlikult, et kuidas sa nüüd ütled, et okei, et ma siis nüüd lendan ja nii edasi, kõigepealt ütlen, et okei, et ma olen transpordis, mis transpordis ikkagi? No lennundus, mis sa teed seal? No lõpuks jõudsime sinna välja, mis ma siis teen, mees oli muidugi väga üllatunud, ütles, et ta ei ole lennukiga kordagi lennanud, aga ta on käinud aia tagant vaatamas, kui ta lennuväljale sõidab neid lennukeid. Et see on ikka väga võimas. Küll aga temast ei paistnud kuidagi välja, et oleks olnud kuidagi kade või tal oleks mingisugune selline. Ka tagasi sõites oli ikkagi see, et ta rääkis, kui hästi, kui õnnelik ta on. See oli üks asi, mis pani mind mõtlema selle peale või see aitas nagu väga palju mõelda selle peale, et tegelikult mis siis on nagu oluline ja mis siis oli see nagu sõnum, mida ta andis. Ja kuidas ta seda sõnumit andis? See on 2 asja, üks on nagu see, et väga hea sõnum oli minu arust see, et olla õnnelik, selleks ei pea olema väga palju asju, selleks on vaja lihtsalt ise tunda, saada aru, mida sul on vaja. Põhilised asjad olid olemas. Teine asi, miks see sõnum oli hästi edastatud ja miks minu jaoks kuidagi väga hästi meelde jäi, oli see, et see oli esitatud väga siiralt. Mis te arvate, mis võiks olla need kriteeriumid, mis teevad sõnumist sellise hea sõnumi? Aus, otsekohene, lihtne. Selge. Ta võiks olla, jah, ta võiks olla siiras, ehk siis aus, ehk siis usutav, et inimene, mida ta ütleb, see võiks olla usutav. See inimene peaks ise uskuma, mida ta ütleb. Lühike, jah, üldjuhtudel ta võiks olla lühike, seda lihtsam on seda nii-öelda vastu võtta. Selge, absoluutselt arusaadav ja lihtne ka. Lihtsuse võlu nagu ikka. Lisaks sellele inimene, kuidas inimene käitub, mis ta nagu mõtleb. Inimene on oma olemuselt ekslik, teeb vigu, me kõik teame ja lennunduses me sellega oleme üritanud hästi palju tegeleda, et seda vigade äravõtmist, seda ei ole võimalik teha, sest inimene ikkagi teebki vigu. Nüüd me lihtsalt üritame selle kuidagi hakkama saada niimoodi, et see viiks millegi hullemani. Inimesega on selline huvitav lugu, et ta tahab saada kinnitust oma uskumustele, oma tõekspidamistele, nii-öelda augud ära täita, mis tal juba on peas olemas. Seda nii-öelda muuta või kuidagi nii-öelda muuta, seda mõtet ja seda uskumust, see on juba nagu keerulisem. Mis sellega kaasas käib? Lennunduse mõistes. On siis see, et miks see kits pilve peale, eks on. Kui inimene on täiesti veendunud, et tema on teinud kõik õigesti ja ta on õiges kohas, siis ta arvab, et nii ongi. Tegelikult on väga loogiline, et ilmselt järgmine hetk on ka kohe katastroofi jälgima. Selline sündmus, mida ilmselt väga paljud teavad,
üks suuremaid ja inimohvreid nõudnud katastroof 1977 Tenerifel, kus 2 Boeing 747 kokku põrkasid. Üks oli KLM-i oma, üks oli Pan Ami oma. See oli hästi palju põhjuseid, nagu iga lennuõnnetuse puhul, aga üks väga oluline põhjus oli jällegi sõnumi edastus, sõnumi selgus. Ja sõnumi selguse puhul hästi lihtsalt öeldes oli siis see, et oli kasutatud sõna take off mitmetel erinevatel kõnelustel. KLM, kes hakkas välja jooksma oma töö- ja puhkeajast, oli väga-väga suure sooviga kohe õhku tõusta, kui vähegi võimalik. Olid raja alguses, seal oli paks udu. Ja ootasid ainult seda clearance'it, luba, mis ütleks neile, et te võite õhku tõusta. Kõik valmis. Ja nüüd neil piisas sellest, et raadioside, mis on siis kõigil üks, mida kõik kuulevad, üks sagedus, seal kõlas läbi sõna take off. See oli see asi, mis neil oli puudu. Olenemata sellest, ingliskeelses fraasis kõlab see siis you cleared for take off, isegi see ei olnud seal nii-öelda sees, aga take off oli olemas, millest siis piisas, KLM pani gaasi peale ja hakkas õhku tõusma. Samal ajal oli rajal teine lennuk, mis ruleeris sinna samasse kohta, pidi rajalt ära keerama, minema ruleerimistee peale ja jõudma samasse kohta siis välja raja algusesse, kus siis KLM oli. Ja sealt siis see kokkupõrge. Nii et sõnumi selgus, ühtselt mõistmine. Kapteni teadustused. Sellega olete kindlasti kõik aeg-ajalt võib-olla kokku puutunud. Mis mulje see teil on jätnud? On see teie jaoks oluline, ei ole oluline? Kui te panete nüüd silmad korraks kinni, mõtlete, et te jõudsite hommikul lennuväljale, olete saanud läbi selle turvakontrolli, kõik on hästi, olete võtnud oma snäkid asjad, läinud lennukisse, saanud oma koha. Kõik klapib, kõik hästi. Nüüd teil on lend Tallinnast Amsterdami ja sealt on edasi teil jätkulend 1,5 tunni pärast. Ja nüüd tuleb teadustus. Lugupeetud daamid ja härrad, räägib kapten. Vabandan viivituse pärast, meie lend hilineb umbes 0,5 tundi, meil on tehniline probleem. Tänan. Mis tunde see teil tekitab? Hirm. Aga mis tekitab ebakindlust? Okei, see on nüüd see, et kuivõrd usutav on see jutt, mida inimene räägib, kes on selle asjadest vastutab. Et kas see tekitab usaldust või ei tekita usaldust. Teine asi on sõnumi ise, eks kuivõrd infot annab probleem lennukis, tehniline, tähendab seda, et kohe-kohe ilmselt sisuliselt praegu vedas, mootor kukub küljest ära, eks. Okei, proovime teistpidi. Lugupeetud daamid ja härrad, räägib lennuki kapten. Tervitan teid meie lennuki pardal, lennul Tallinnast Amsterdami, arvestuslik lennuaeg 2 tundi ja 20 minutit. Me oleme avastanud, et üks meie pagasiluugi sensor annab vale teadet. Tehnikud on hetkel seal seda kontrollimas. Kui saavad selle korda, saame alustada kohe. Kui ei, on see vaja lahti deaktiveerida ja see võtab mõningat aega ehk orienteeruvalt 30 minutit. Tänan teid tähelepanu eest, vabandan viivituse pärast, soovin teile meeldivat lendu. Kas siin oli mingisugune vahe või ei olnud vahet? Oli. Okay. Sõnum oli pisut täpsem, pluss siis seal on mõningad asjad. Et võiks rääkida kõigepealt põhjusest,
võiks pakkuda välja mingisuguse lahenduse ja lõppkokkuvõttes võiks vabandada. Me väga tihti tahame alustada sellest, et me tahaks tegelikult alustada kohe vabandamisega, mis kokkuvõttes tekitab inimesel, kes läheks lennukisse, mõtleb, et ma pean lendama sinna, seal jõudma teise lennuki peale ja nii edasi. Probleem. Üks on see, et on tehniline, tekib hirm, kellel rohkem, kellel vähem, Margo ütles, et tal tekib palju. Ja teine asi on see, et ma jään järgmisest lennukist maha. Et millist järjekorda tavaliselt kasutatakse? Pigem vastupidi. Täras võib-olla alusta vabandamisega ja ära kasuta väga äärmuslikke või tugeva emotsiooniga sõnu. Sõnumi pikkus. Vastuvõtja võimekus väheneb ajast. Me kõik teame seda, kui ma siin väga pikalt räägiks, siis ta lõpuks jääks ta lihtsalt magama ära või tal tekiks, mõtleks, kus, mis, mida. Sa ei suuda väga kaua vastu võtta. Selleks tuleb alati teha pausi ja nii edasi. Kui on väga mahukas sõnum, siis anna neid tüki kaupa. Ära ürita kõike nii-öelda ühte kokku panna. Suhtlemine. Oluline ei ole see, mida sa ütled, vaid see, kuidas sa ütled. Kas te, mis võiks hea näide olla? Te olete kõige parem publik, kes mul üldse kunagi on olnud. Või te olete fantastiline publik. Okay. Suhtle nii, nagu nad tahaks, et nendega suheldakse. Üks võimalik versioon, et suhtle nii, nagu sa tahad, et sinuga suheldakse, aga see ei ole absoluutselt õiguseks. Inimesed ei ole sarnased. Küll aga inimesed tahaks, et nendega suheldakse nii, nagu nemad ootavad. Eduka suhtlemise eelduseks on aktiivne kuulamine. Mis asi on aktiivne kuulamine? Aktiivne tähendab seda, et midagi tuleks hästi aktiivselt teha. Kuidas sa kuulad hästi aktiivselt? Ma tein ühe näite tuua minu ühest töökohast, kus ma töötasin. Ja seal oli üks juht, oli koosolek. Ja siis ta oli oma kabinetis koosolek, ta vaatas arvutit. Ja siis keegi rääkis, iganädalane koosolek, rääkis siis, mis probleemid või mis asjad. Väga hea, räägi, muidugi. Ja räägi. Ja siis keegi teine nii-öelda kolleeg istus siin üle, siis ta vaatas arvutis ja samal ajal ütles, kuule vaata, mis see, mis sellega teeme. Ei, räägi. Väga hea. Kas see on aktiivne kuulamine? Et see ei ole väga aktiivne kuulamine. Lisaks on muidugi see, et see tekitab inimeses, kes nüüd rääkima peaks tunde, et ta on, mida ma nüüd siin siis nagu teen, eks. Ja mis see, kuhu see nagu kokkuvõttes välja viib, mitu sellist kanalit meil on. Palju me saame korraga teha asju? Mäletate, Lenin sai teha 7 asja korraga. Luges, kuulas raadiot, vaatas, kes uksest sisse tuleb, ma ei tea, tegi veel mingeid asju, jälgis veel midagi. Mis te arvate, palju tavainimene suudab, mitte Lenin? 1. Naised saavad 2, nii. On ka naisi, kes saavad 3. Nii kurb, kui see ei ole, tegelikult ongi 1. Ehk siis me oleme järjekordsed, peame tõdema, et meie kui inimesed, me oleme küll teatud mõttes hästi võimekad, aga me oleme ka suhteliselt piiratud. Me saame kuulata juttu ja mõista juttu, aga me ei saa samaaegselt mõelda ja planeerida vastust vastu ütlemaks. Kui me seda teeme, siis me absoluutselt kohe mitte enam ei tee seda esimest asja. Me enam ei kuula. Kus tavaliselt probleemid tekivad sealt, et üks räägib, sealt on mingisugune sõnade paar
mis tekitab tunde, et see on mingi rünnak, see on mingi jama, ma seda ei taha, ma kohe hakkan mõtlema, nigu ta suu kinni paneb, ma kohe ütlen talle. Kodused konfliktid, kust tulevad. Hästi sarnased asjad, naine alustab, et äkki peaks mõtlema reisi peale. Millal, kus läinud, pole kuulnud enam. Äkki vahetaks mingi mööblit välja, issand. Ja jällegi, konflikt tuleb sealt. Et me ei saa teha kahte asju üheaegselt. Üks kanal. Kui suure kaaluga on meil kehakeel, hääletoon, sõnum ise? Me pisut üritasime seda siin nii-öelda justkui juba aru saada. Aga mis te pakute, mis need numbrid võiks olla? Kes kindlalt teab, muidugi siis ärge kohe öelge. Aga kes justkui veel päris täpselt ei tea? Ehk siis, kui palju on sõnum ise? Mida? Üks kolmandik. Esimene pakkumine. Kehakeel on kõige suurem, teine pakkumine. Sõnum on kõige väiksem. Ja hääletoon. Nii, mille poolt hääletame? Ehk siis see sama näide, mis me tegime enne, et te olete kõige parem publik, kes mul üleüldse on kunagi olnud, te olete kõige toredamad. Et siis kehakeel annab 55, hääletoon 36 ja sõnum ise annab 9. Ehk siis nii ongi. Kui me räägime piloodist, siis tal tavaliselt jääb see kõige esimene asi ära, eks. Need teised peavad kuidagi seda kompenseerima. Milline võiks olla hea sõnum? Me peagi jõudsime sinna välja. Mida sa ise ka usud? Siiras, lühike, selge ja lihtne. Nagu me alustasime. Selline ta ongi. Üks lugu tuli meelde sellest, kuidas naine ja mees otsustavad, et hakkavad koos elama. Ja siis otsustavad, et äkki teeks ikkagi mõned... Mees ütleb, tead, tahaks kohe ära rääkida, kuidas need asjad tegelikult on. Et mul on paar asja sellist. Vaata, kui ma tulen koju, eks, ja mul on nagu müts on nagu silmini peale. Tead, mul on jube halb töö. Siis palun ära räägi midagi, ära hakka, mul mingisugust asja üldse, ma ei taha kuulata. Kui ma tulen koju, mul on müts nagu kuklaseks, siis mul on jube hea töö. Me võime reisidest rääkida, mööblil planeerimisest, kõik. Naine, väga hea. Tegelikult, kui sa juba jutuks võtsid, mul on ka paar asja. Vaata, kui sa tuled koju ja näed, et mul on nagu käed niimoodi rinna peal, siis mul on jube hea töö. Me kõigest rääkida. Reise planeerida, mööblist asjast. Aga kui sa tuled koju, eks, ja näed, mul on käed puusas on ja seda mul on jumal ükskõik, mis pidi see müts sul peas on. Ja meil on üks kanal ainult, et siis mitut asja korraga ei saa teha. Tänan! Aitäh, Mart, ole hea, tule korraks veel siia, et siin on mõned küsimused tulnud. Et turunduslikust seisukohast küsimusi ei ole. Kahju. Inimesi huvitab eelkõige, nagu sa arvata võid, lendamine. Ehk et ma arvan, et vähemalt pooled kindlasti lennukisse minnes mingit ärevust tunnevad. Aga üks küsimus tuli päris huvitav, et sinu kõige hullem kogemus õhus olles? Ma usun, et selline päris kriitiline juhtum oli meil siis, kui me linnuparvega kokku põrkasime. Et see pilt nii-öelda see, kui see nagu juhtus, siis sa saad aru ja sa näed, et see juhtub
ja sa tegelikult midagi teha ei saa, eks. Et see juhtus Tallinna lähedal, me olime mingi kilomeetri kõrgusel enam-vähem lähenemas Tallinna lennuväljale ja kiirus ei olnud enam, jumal teab, mis suur, eks, meil on mingi selline 450 kilomeetrit tunnis. Ja õnnetul kombel oli siis, tegelikult oli pilvis maani välja, oli väike kiht üleval ja sealt vahelt tulid oktoobrikuus parv välja, sellised hanelised, ja kui see plugin hakkas, eks, või paugud, et noh, päris selline, jah, korralik, et meil oli väga palju õnne, et lennuk sai küll väga kõvasti kannatada, aga meie mootorid olid mõlemad tööle, kõik oli kontrollitav, saime maanduda, lennuk oli peale seda küll 2 kuud remondis, aga selles mõttes ikkagi kõik nagu väga-väga hästi. Aga ütle, kui palju lennuõnnetusi on juhtunud sellepärast, et kuskil on kommunikatsiooniprobleem olnud, piloodi ja näiteks torni või kuidas iganes te kutsute neid? Noh, ütleme nii, et see konkreetne Tenerife ilmselt oli üks selline võib-olla kõige markantsemaid näiteid, aga üldse sellest on ka palju räägitud, aga see on selline inimlik moment ja kogu see suhtlus on tegelikult lennuohutuse mõttes kõige olulisem. Kõik oskavad lennata, kõik on treenitud ja nii edasi, aga see omavaheline suhtlus, need pinged, me oleme kõik inimesed, emotsioonid, mis sellega kaasnevad ja sellest tulenevad unustused ja eksimised, et tegelikult see, ütleme, sellised pehmed väärtused ja suhtlemine ongi kõige olulisem. Siin üks küsimus tuleb veel, et keegi on näinud ühte saadet, mille teemaks oligi see sama pilootide nigel keeleoskus, kus luubi all olid eriti Hiina piloodid, kes ei oska nagu rahvusvahelistes õhuruumides inglise keeles suhelda. Ma ei ole kuulnud, et mõni Hiina lennuk alla oleks viimasel ajal kukkunud, ma võib-olla olen midagi 2 silma vahel jätnud, aga on see siis nagu nii ülepaisutatud probleem või pigem kardetakse Hiinast seda odavat tööjõudu teie nagu ärisse? Ta ei ole ülepaisutatud probleem, et tegelikult see probleem väga selgelt eksisteerib, et kes on sattunud Hiina pilootidega kuskile lennutootja poolt pakutud koolitusele, siis näeb, kuidas seal õpitakse koos tõlgiga ja päeva lõpuks on tavaliselt see hetk, kus Hiina piloodid on ise juba laua taga magama jäänud, aga tõlk siis veel läheb ja vaatab seda programmi läbi sealt arvutist, et jah, paraku see ikkagi, see eksisteerib, jah, et see sellist standardfraseoloogia, et mõistetakse, aru saadakse, see on okei, aga see, mis sellest pisutki välja läheb, aeg-ajalt tekitab probleeme. Üks küsimus veel, et sa tõenäoliselt ju samamoodi liigud ringi, vaatad telekat, loed internetti, mis tähendab, et sa paratamatult näed reklaame ja turundussõnumite edastamist. Et mis sa nagu arvad, et kas Eestis nagu edastatakse neid reklaami ja turundussõnumeid nagu õigesti või on mõned sõnumid sellised, mis tõesti nagu tekitab küsimusi, et mille jaoks sellist jama nagu tehakse? Ma usun, et väga selgelt, mitte minul, vaid väga paljudel tekib aeg-ajalt seda küsimust, et miks mingid sõnumeid edastatakse, aga ega kõik ei saa 100% õnnestuda. Ma võin küll tuua teistsuguse näite, ma olin just tallases koolitusel 3 nädalat ja seal me sõitsime ringi autoga, seal tuli, ma arvan, iga 15 minuti tagant tuli üks reklaam. How to make life exciting. There is 3 simple words. Let's go shopping. ja seda tuli palju. Aga aitäh sulle, Mart. Oli väga põnev teada saada, kuidas hästi sõnumit edastada. Samamoodi väike kingitus. Tänud.